Kui vaatad kaarti, siis Kaspia meri näeb välja nagu meri, mis võiks olla ühenduses ülejäänud maailmaga. Aga tegelikult see nii ei ole. See on täielikult maismaaga ümbritsetud, eraldatud kõigist ookeanidest maal. Ja see tekitab petlikult lihtsa küsimuse. Mis on Kaspia meri tegelikult? Sellele küsimusele vastus ei ole lihtsalt õpiku sissekanne. See määrab, kellel on kontroll tohutute energiavarude üle, kellel on sõjaline ligipääs ja kuidas 5 riiki jagavad üht kõige vaidlustatumast veekogust planeedil. Ja nüüd on veel üks probleem, mis võib olukorda pöördumatult muuta. Enne kui saame aru, kes seda kontrollib, peame mõistma, mis see on ja miks keegi ei suuda selles kokku leppida. Kaspia merd ümbritsevad Venemaa, Iraan, Türkmenistan, Aserbaidžaan ja Kasahstan. Iga üks neist tahab seda endale. See on liiga suur, et seda eirata, liiga väärtuslik, et jätta määratlemata ja liiga ebatavaline, et seda selgelt liigitada. See on soolane, kuigi mitte nii soolane kui ookean. Sellel on lained, huvused ja ökosüsteemid, mis meenutavad merd, kuid geograafiliselt on see mandri sisemusse suletud. Ja just selles vastuolus peitubki probleem. Miljoneid aastaid tagasi polnud Kaspia meri üldse isoleeritud. See oli osa palju suuremast ookeanissüsteemist, mis ulatus üle praeguse Euroopa ja Aasia. Tektoonilised nihked sulgesid selle järk-järgult, kuni vesi, mis kunagi maailmaga ühenduses oli, jäi sisemaale lõksu. See, mis alles jäi, olnud päris järv ega päris meri. Veetase tõusis ja langes, soolsus muutus, kaldajooned liikusid ja see ebastabiilsus ei lakanud kunagi päriselt. Ammu enne tänapäevaste piiride tekkimist püüdsid konkureerivad impeeriumid ja kohalikud valitsejad kontrolli haarata. Euroopa juhid laveerisid poliitilistes liitudes ja andsid kohalikele võimudele altkäemaksu, et kindlustada juurdepääs varajastele naftakaevudele ja kaubateedele. Juba 10. sajandil kaevandati naftat valgustuse, meditsiini ja tööstuslike eesmärkide jaoks. See lõi mustri. Impeeriumid tulid ja läksid, kuid keegi ei hoidnud täielikku kontrolli. Selle ühe valitseva võimu puudumine määras piirkonna tulevikku. Kaspia piirkonnas see muster ei katkenud kunagi. See lihtsalt muutus kallimaks. Kalapüük, eriti tuurakala kaaviari jaoks, kannatas ülepüügi all ebaselge valitsemise tõttu. Ilma selge juhtimiseta muutus ülepüük kiiresti probleemiks. Varud vähenesid, liigid sattusid ohtu. Muster oli lihtne. Kui reeglid on ebaselged, võtab igaüks nii palju kui saab. Ja see muster laienes ressurssidele, mis olid palju väärtuslikumad kui kala. Nafta ja maagaas muutsid Kaspia mere juba ammu enne tänapäevast energiavajadust hinnaliseks saagiks. Kontroll selle ressursi üle kujundas piirkondlikke ja globaalseid huve, kus Venemaa oli peamine Euroopa jõud, kellel oli otsene ligipääs. Venemaa on ainus Euroopa riik, millel on ligipääs Kaspia merele. Ja kui tema territoorium laienes, muutus see piirkond talle eriti huvipakkuvaks. Pieter Suure ajal kaardistas maadeavastaja Fjodor Soimanov mere, elavdades kaubandust ja tugevdades Venemaa ülekaalu. See tähendas, et relvastusvõidujooks oli alanud. Lõpuks jäid kommunistid peale ja Nõukogude Liit sai Kaspia mere üle kontrolli. Alguse sai uus kontrolli ajastu. Nõukogude ülekaal tähendas, et enamik Kaspia merest oli tsentraliseeritud kontrolli all. See jättis ainsa iseseisva rannikuriigina Iraani, kes pidi ise hakkama saama oma keeruliste suhetega maailma suurriikidega. Sest kuhu liigub nafta, sinna liigub ka maailm. Kaspia nafta kontrollimine tähendas võimu. Nõukogude Liit toetus nendele ressurssidele, et ülemaailmselt konkureerida. Samal ajal kui külm sõda andis tõuke kiirele industrialiseerimisele mööda mere äärt. Naftaplatvormid, tankerid ja infrastruktuur muutsid piirkonda. Keskkonnaprobleemid olid geopoliitika kõrval kergesti teisejärgulised. Nõukogudeaegsed torujuhtmed lõid nii majanduslikud eluliinid kui ka õiguslikud keerukused, mis kestavad isegi tänapäeval. Naftajuhtmete, sadamate ja ladustamiskeskuste võrgustik lõi esimese kaasaegse ressursikontrolli plaani. Isegi pärast iseseisvumist määrasid need infrastruktuurid, milliseid marsruute sai kasutada, millised riigid said kõige rohkem kasu ja kuidas rahvusvahelised partnerid läbirääkimisi pidasid ligipääsu üle. Ja siis varises kõik kokku. Pärast Nõukogude Liidu lagunemist 1991 aastal muutusid Kaspia mere rannikud drastiliselt. 15 riiki saavutasid iseseisvuse, kui Venemaa territoorium kahanes. Aserbaidžaan, Kasahstan ja Türkmenistan said endale suured osad Kaspia mere rannikust.
Venemaale jäi küll juurdepääs, kuid meri jagati nüüd rangelt uute arenevate riikide vahel, kellest igaühel olid kiireloomulised majanduslikud ambitsioonid. Inimesed hakkasid piirkonnas võimalusi otsima. Sellised isikud nagu tulevane USA asepresident Dick Cheney tõid Kaspia piirkonna esile kui ühe maailma tähtsaima majanduspiirkonna. Tärkavad riigid olid lääne mõjule vastuvõtlikud, kui nad püüdsid Venemaa varjust välja tulla. Samal ajal kahanes Nõukogude kontroll. 3800 miili pikkuselt rannikult vaid 464 miilini. Kuna kaalul oli nii palju, pinged kasvasid. Kõik püüdsid selles keerulises ja väärtuslikus piirkonnas eeliseid saavutada. Kaspia mere staatus jäi aastakümneteks ebaselgeks. Varased kokkulepped, nagu 1921 ja 1940 aasta Nõukogude Iraani lepingud, muutusid pärast Nõukogude Liidu lagunemist aegunuks, jättes piirkonna ressursid vabaks jagamiseks. Klassifitseerimise küsimus on endiselt lahendamata isegi tänapäeval. Arvatakse, et Kaspia mere all on peidus üle 292 triljoni kuupjala maagaasi. Sellest piisaks, et varustada USA'd praeguse tarbimise juures peaaegu 9 aastat, muutes selle üheks maailma suurimaks kasutamata varuks. Venemaa ja Iraan on järveks liigitamist pooldanud samal põhjusel nagu alati. See jätab 3 uuemat riiki kõrvale. Aga kui selle klassifikatsioon muutub, muutub ka kõik muu. Kui seda käsitleda merena, hakkab kehtima rahvusvaheline õigus. Avatud juurdepääs, ühised ressursid, mitte ühegi riigi kontroll merepõhja üle. Kui seda käsitleda järvena, siis omab suuremat kaalu vana Nõukogude Iraani raamistik, jagatuna nende vahel, kellel on kõige tugevam nõue. See muudab mängureegleid täielikult. Ja see pole see, mida mõjukad jõud tahavad. Venemaa majandus on pärast Ukraina sõja algust raskustes olnud, kuna riik on olnud ränkade sanktsioonide all. See muudab Kaspia ressursid Venemaa jaoks tähtsamaks kui kunagi varem. Iraan on samal ajal olnud kogu Islaamivabariigi ajastu jooksul konfliktidesse takerdunud. Kasahstan, Türkmenistan ja Aserbaidžaan toetuvad kõik tugevalt loodusvaradele, et saada piirkondlikeks suurtegijateks. Iga sentimeetri pärast käib võitlus ja need sentimeetrid võivad tähendada miljardeid. Energia tootmine on kõrgete panustega mäng. Aserbaidžaan toodab ligikaudu 60% Kaspia mere praegusest naftast. Aastakümnete pikkune puurimine ja strateegiline asukoht rannikusaardel on andnud sellele eelise. Piirkonna avatud turg ja loodusvarade rikkus võimendavad pingeid ning see muudab konfliktid üha tõenäolisemaks. Igal Kaspia mere ümbritseval riigil on kattuvad nõuded ja sagedased vaidlused. Aserbaidžaan on eriti leidnud, et Iraan ja Türkmenistan soovivad innukalt laieneda aladele, mida ta peab oma territooriumiks. See võiks muutuda veelgi keerulisemaks, kui Kaspia mere ajaloos suurim projekt peaks teoks saama. See viib Transkaspia naftatranspordisüsteemini, mis on tohutu projekt nafta transportimiseks Kasahstanist Aserbaidžaani ja sealt otse tiheda liiklusega sõlmpunktidesse, nagu Must meri või Vahemeri. See luks otsetee ja võimaldaks esialgu transportida kuni 500 000 barrelit päevas. See kujutab endast strateegilist energiaalast liitu riikide vahel, kes kalduvad lääne turgude poole. Selle projekti mõju võib olla murranguline. Vältides traditsioonilisi Venemaa ja Iraani marsruute, ähvardab see muuta piirkondlikku mõjuvõimu energiahindade ja poliitilise mõju osas. Keskkonnaalased mured on samuti märkimisväärsed. Veealune ehitus võib häirida ökosüsteeme ja suurendada tankerite liiklust, kuid torujuhe jätaks teised võimukandjad kõrvale. Nii Venemaa kui ka Iraan on väljendanud oma vastuseisu projektile. See jätab nende mõju kõrvale ja võib nihutada piirkondliku mõjuvõimu Aserbaidžaani ja Kasahstani kasuks, hoolimata planeerimisest alates. 2005. aastast on logistilised, poliitilised ja keskkonnaalased takistused aeglustanud edasiminekut. Projekt on suures osas teostamata, kuid siiski pingete keskpunkt. Selle projekti ebakindlus suurendab piirkonna ebastabiilsust. Iga pakutud marsruut muudab poliitilisi, majanduslikke ja sõjalisi kaalutlusi. 2018. aasta kokkulepe määras kindlaks veepinna kasutusõigused ja kalapüügiõigused, kuid jättis merepõhja, kus asub tegelik energiavaru, täiesti lahendamata. Lisaks ressurssidele on kaalul ka strateegiline kontroll. Venemaa põhjendab oma seisukohti keskkonnakaitsega, kuid samal ajal tagab ta juurdepääsu Volga jõe ja Volgodoni kanali kaudu.
samas kui Aserbaidžaan, Kasahstan ja Türkmenistan on maismaariigid. ja Venemaa võimalused selle takistamiseks vähenevad iga päevaga. Mõnda aega olid Venemaa ja Iraan vaieldamatud sõjalised jõud selles piirkonnas. Mõlemad on pidanud silmitsi seisma konfliktidega, mis on nende jõude kurnanud, samal ajal kui endised Nõukogude Liidu riigid on suurendanud oma mereväe kohalolekut. Nüüd on kõigil 5 piiririigil piirkonnas oma kohalolek. Iga katse kontrolli haarata kohtuks sõjalise jõuga. Praegu istuvad kõik 5 nõudlejad hapras pingelõdvenduses. Kaspia merele on 5 erinevat nõuet ning mõned riigid on sõlminud eraldi kokkuleppeid. Venemaa, Kasahstan ja Aserbaidžaan on kõik sõlminud omavahel kahepoolsed kokkulepped, mis põhinevad keskjoontel. Keegi ei saa täpselt seda, mida tahab, aga kõik saavad natuke. Aserbaidžaan ja Türkmenistan vaidlevad ühise maardla üle, kuigi pinged on enamasti diplomaatilised. Kuid Iraani kohta ei saa sama öelda. Nemad võtavad agressiivsema hoiaku. Islamivabariigil on Kaspia merel mitu madala intensiivsusega vaidlust. Aserbaidžaani teated Iraani patrullpaatide tulistamisest uurimislaevade pihta rõhutavad neid pingeid. Iraan käitub karmilt ka läbirääkimistel. Nad nõuavad ühtset kokkulepet kõigi 5 riigi vahel ja Kaspia mere õiguste võrdset jagamist. Aga endiselt on üks suur probleem õhus. Merepõhja territoriaalne kuuluvus on siiani määramata. Ja see on üks rikkamaid energiaallikaid. Kokkulepped hõlmavad ainult lihtsamaid veepinnaga seotud püsimusi. Vesi ei hooli piiridest. 6 jõge ületavad rahvusvahelisi piire teel Kaspia mere poole. Erinevalt Volgast, mis kuulub täielikult Venemaa territooriumile. Kura jõgi voolab läbi 3 riigi, millest 2, Gruusial ja Türgil, puudub piir Kaspia merega. See muudab nafta merest väljaveo protsessi veelgi keerulisemaks. Iga alternatiivne marsruut toob kaasa erinevad diplomaatilised kombinatsioonid ning kõigi nende riikide tulevik võib olla kaalul. Küsimusel, kellele kuulub Kaspia mere all olev nafta, on tohutu mõju maailma majandusele. Iraan ja Venemaa sõlmisid kokkuleppe, mis nende arvates andis neile eelise, kuid piiride muutumine muutis seda olukorda. Praegu jäävad triljonid dollarid merepõhja alla. Igal riigil on piirkonnas sõjaline kohalolek, kuid see ei taga ülekaalu, sest nemad ei ole ainsad, kellel siin huvid on. Toas on vaikne 6. osapool ja neil võib olla kõige suurem investeering. Kuna kõik need riigid on teinud tehinguid naftatöötlemisettevõtetega nagu globaalsed kontsernid Shell ja ExxonMobil ning piirkondlikud jõud nagu Lukoil, on nad teinud suuri investeeringuid ning poliitiline vapustus võib need kasumid ohtu seada. Ja see tähendab iroonilisel kombel, et praegune olukord võib olla kõigile osapooltele parim. Kui kõigil on oma osa mängus, siis kellelgi pole täielikku kontrolli. 5 valitsust ja 2 naftakontserni saavad kõik kasu samast lahendamata küsimusest. Sellepärast on klassifikatsioonivaidlus kestnud 30 aastat. Vastus on liiga paljude inimeste jaoks liiga väärtuslik. Ja nii see õrn tasakaal praegu jätkub. Kui üks ainus riik saaks Kaspia mere üle võimu, kaoksid piirangud. Agressiivne majandustegevus võiks viia paljude liikide väljasuremiseni nendes vetes. Suur osa maailma naftavarustusest võiks olla majandusliidu kontrolli all, kuid see võib muutuda viisil, mida on võimalik näha isegi kosmosest. Kaspia meri kahaneb. See on aeglane, kuid püsiv oht. Aastatel 2006 kuni 2024 langes veetase 6,5 jala võrra, jõudes rekordiliselt madalale, 95 jalga allpool merepinda. Hinnanguliselt võib sellel sajandil veetase langeda veel 59 jalga. See tähendaks mere kogupinna vähenemist 25% võrra. Kui Kaspia mere veetase langeb, muutub kalapüük raskemaks. Isegi süvavee nafta puurimine võib raskustesse sattuda. Platvormid on projekteeritud arvestades praegust merepinda. Asja teeb veelgi keerulisemaks see, et see muutus ei toimu kõikjal ühtemoodi. Kaspia mere kirdeossa, mis kuulub Kasahstanile, on eriti haavatav madala sügavuse ja kõrbeolude läheduse tõttu. Kasahstani aktiivne energiasektor moodustab suure osa riigi majandusest. Naftat ja gaasi transporditakse pidevalt piirkonnast välja ning see võib kiirendada veetaseme langust. Aga see pole sugugi ainus tegur ning suurimat probleemi pole lihtne lahendada.
Kaspia meri võib lõpuks sattuda sama kriisi ohvriks, mis ohustab veekogusid üle kogu maailma. Kliimamuutused, tõusvad temperatuurid, vähenevad sademed ja suurenenud aurumine muudavad vee taastäiendamise raskemaks. Kuigi ookeanide tase tõuseb sulavate jäämütside tõttu, puudub Kaspia merel selline väljapääs. Erinevalt ookeanidest pole Kaspial väljavoolu. Elu raskused ja inimestevaheline konkurents süvenevad, kui veetase langeb. Kasahstan on esimene riik, kes näeb oma osa Kaspia merest kahanemas. Ta ei jää viimaseks. See tähendab piirkonnas suuremat konkurentsi. Majanduslikud, poliitilised ja ökoloogilised pinged on tõusmas ning see muudab olukorra tõenäoliselt veelgi hullemaks. Konflikt riikide vahel, kes seda territooriumi jagavad, on peaaegu vältimatu. Sest kui kook kahaneb, tahavad kõik kõigepealt oma tükki. Aitäh, et täna minuga liitusite. Loodan, et teile meeldis video. Kui soovite näha rohkem selliseid videoid, siis palun kaaluge tellimist ja lülitage teavitused sisse. See tõesti muudab palju. Veel kord aitäh ja kohtume järgmisel korral saates MapHack.